Austraalias Sydney lennujaamas kohtasin andekad vedelpäästjad. Tomit lennukis akna ääres istudes hakkasime vestlema. Ja ta rääkis mulle, et töötab Bondi beachil elusid päästes. Ta on tõeline pomm, kes võtab mul hinge kinni. Ta on imeline ja kui sa teda rääkimas kuuleksid, oleks see puhas nauding. Poeetiline suure joolu ajan eksootiline ainulaadne isiksus. Ta ütles, et tema kõige kirglikum tegevus on päikesalojangul surfamine. Ja ma vean see toon inimeste eluga päästmine. Poomisel pakkus ta mulle randa ja selle kultuuri, kuna ma olen eest. Ta ütles, et see mulle väga meeldiks ja et ma peaksin lihtsalt voolu kaasa minema. Ja ma ütlesin, voolu teeme ära, ja ta naeratas, kui me kohale jõudsime. Oli rand kristallselge safiirsinine, koht oli maagiline. Siis ütles ta, Miit, toome oma asjad varsti. Sa võid minu juures ööbida, ära muretse, mul pa kedagi ja mindu nägemuse järgigi. Pole selgad piletid, lase käe ära karda, lase lihtsalt minna. Ma vastasin, vau, milline anne mind üllatada. Siis vahetas ta ujumist trigo selga, ütles, vaadake nüüd, mida ma nii kõige jäädas ta päästis kallada puhata laste elusid. Ta on kindlasti sensatsioon. Ta võtab mul hinge kinni, kui ma lõpuks kätte saan. Ei lase ma teda enam lahti. Ja kui te näeksite teda jooksmas, oleks see päris vaatemäng, kiire kaval, eksootiline, suurejooneline ja vallatu, täis tuld ja kirge. Ütle mulle, et sa armastad mind, isegi kui see on vale. Ütle inimestele, et sa ohkad minu järel, kui te näeksite teda riidid seljast võtmas. Oleks see skandaal ja kui ta on ainult aluspesus, oleks see puhas nauding. Ta on nii maitsev, afrodisiaakum, tõeline silmaigu. Ja kui te näeksite teda raigese lojangu rütmis tantsima, oleks ta sama muljetav kui Bondi rannalaine.